Tallinna Tehnikakõrgkool on kogu aeg olnud selline, kõik tööandjad teavad, et siit platsile nagu väga häid inimesi. No mina küll ei tea, et keegi lõpetanutest väga töötu on, et pigem otsitakse inimesi kogu aeg juurde. Sama probleem, et inseneri on vähe, see on ka hoonete ehituses. Loomulikult. On ikka nii, jah? Ütleme loomulikult. Täna on meil külas multifunktsionaalne mees Ahto Aruväli, kes on siis lõpetanud omal ajal Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse erialal ja on nii muus eas elus kõike ja mitte midagi korda saatnud, nagu ta ise räägib. Andis olulise panuse kunagi koolielu kõrvalt üliõpilaste suvemängudele. Täna siis on tegev Inseneri Akadeemias ja on ehitusettevõtete liidu juhatuses. Suure panuse andnud nii mõnelegi ehitusfirma loomisele, näiteks Pilgren ehitus või siis Infinfra ja täna on Porto Francos tegev ja seda me nüüd varsti kuuleme, mis ta kõike teeb või ei tee. Ahto, sina oled kunagi Tallinna Tehnikakõrgkoolis lõpetanud hoonete ehituse. On nii? Jah, täna võib öelda tõesti kunagi, et just meenutasin hommikul, et see on lausa 2003 aastal, et see on päris ammu juba. See on päris ammu, jah. Aga proovime täna siis natuke meenutada seda kooliaega. Vast on ikka meeles ja tegelikult oled ju suutnud korda saata üsna palju oma pika kooliaja teel. Või lühikese, kuidas sul see oli? Sa mõtled see aeg, kui ma koolis käisin? Täpselt nii. Ja ei sellesse aega, kusjuures kõik nagu meeles nagu eile oleks olnud, et selles suhtes oli väga põnev ja meeldejääv aeg, jah. Aga võib-olla alustame sellest, et kuidas üldse hoonete ehituse juurde jõudsid? Miks just hoonete ehitus tollel ajal valituks sai? Seda lugu ma olen siin Tallinna Tehnikakõrgkoolis käinud rääkimas vist korda 10, et mina olen selle aja laps, kui veel õppimine väga popp ei olnud, eks. Et ma paar sammu võib-olla tagasi astudes, et kuidas ma üldse imekombel kõrgkooli jõudsin, on ka vist nagu selline omaette case, et kui ma 9. lõpetasin, ütleme, võib-olla sa aitab siis mõnda motiveerida natuke, olin ikkagi selline purukolmeline, et 3 oli vist 8-9 tunnistusel ja mõtlesin, mis nagu eluga peale hakata, et kas minna kutsekasse või minna keskkooli, siis naabrimees patsutas õlale ja ütles, et kuule 3-dega ja vennad veavadki elus nagu kuidagi normaalselt läbi, et siiamaani meeles on ütlus, et 3-lisi on vaja, et lõpuks 5-lised tööd saaksid. No mis sa teed, natuke sellest tõde on, eks. Ja siis ikkagi käisin keskkooli läbi ja ikka ei saanud aru veel, mis ma nagu teen ja siis läksin sõjaväkke ja istusin jaoülemate või seerude koolis seal Meegomäel kuskil -20 kuuse all ja istusime öösel seal tunnimeest mängisime ja siis arutasin paari mehega, et midagi ta tegeleb ja ta rääkis, jumal lahe kool on Deka, kus ta ehitust õpib ja selle -20 temperatuuri ja 2-tunnise valve ajal arvasin, et sõjaväe lõpetan, siis tulen Dekasse. Minul juhtus see kuidagi nii, et sain sõjaväest välja ja 3 päeva hiljem istusin siin juba nagu koolipingis, et see käis kuidagi järsku. Aga hoonete ehitus? Miks just hoonete ehitus? Miks mitte midagi muud? Ei, see sama nagu seal külmas lumes istudes ja ta rääkis jumal lahe asi on, tegelikult ehitus on jumal lahe asi. Mõtlesin, et peab olema, kui sa sellistes tingimustes ikka kiidad, et -25 ja laiguline ja et siis peaks olema lahe eriala. Ja mis seal salata, et eks keskkoolis ka joonestamine mulle nagu meeldis. See oli väga-väga lahe asi. Selline ainena. Aga räägime natuke sellest koolielust, et kuidas see koolielu kõrvalt, mis sa kõike nagu jõudsid teha või mida sa ei jõudnud teha? Et inimesed on hästi erinevad. Kes käib siin ainult tuleb õppima, et saada oma haridus kätte, on ju. Kes on selline rohkem seltsiv, tahab, lööb kaasa igal pool. Sina ju teadupärast oled andnud oma väga suure panuse suvemängudele, on nii? Jah, TTK-lasena küll vist. No ütleme, ma nüüd ei propageeri sellist koolis käimist, nagu mina käisin, et ärge sellest eeskuju võtke. Aga esimene poolaasta päriselt õppisin. No see läks sellepärast, et aasta oli nagu keskkoolist vahele jäänud ja sõjaväes käidud ja ei mäletan nii hästi ja siis ikka pidi õppima ka, aga kuna sellel ajal sai kõvasti ka sporti tehtud
pikka maad joostud ja sport oli nagu hommikust õhtuni ikka meeldis. See kõik see alguse kuidagi sellest, et me kehakultuuris seal midagi me seal viskasime kõvasti nalja, ja siis Russmann arvas, et sul lõuad kinni ei seisa, et ta saadab mind sellisele asjale nagu spordiseminar, mida ma pole kuulnud ega näinud. Ja siis olingi järsku koos Anneli Rammel, kes tänasena vist on Teka-Tekas. Ja tema oli nagu päris sporditüdruk, mina olin lihtsalt lõugadega jutustaja sellel ajal. Et saadeti meid järsku spordiseminarile, millest ma ei saanud üldse aru, miks me sinna oleme nagu, mina ei saanud aru, Anneli võib-olla sai paremini aru, aga ma sain aru, et seal peab oma nagu humoorikat juttu nagu jätkama, aga seal oli päris sportlasi ka ikka. Aga ei, sealt sai nagu päris palju nagu tuttavaid, seal olid kõik kõrgkoolid koos sellel ajal, et Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, meditsiinid ja tegelikult olid loengupäevad läbi ja tegime ka sporti ja selles suhtes oli nagu päris huvitav. Ja üks hetk siis olidki üliõpilase suvemängud, olid vist esimese treti ära teinud või? Seda ma ei mäletagi nüüd. Ja siis olin järsku seal korraldajatest, et oli kedagi appi vaja. Ja minu need esimesed korraldamised olid siis jalgpallivõistlused ja sellel ajal nagu mobiiltelefon ei olnud ka veel poppi, raadiosaati ja rattaga sai siis tagumise sauna ja peastaabi vahet nagu kogu aeg nagu infot vahetatud, siis täna vaatad, et see ei ole nagu reaalne, et vihma ka veel sadas ja pidi veel kõike seda kommenteerima samal ajal ja see oli selline käsitöö kõik, et täna lähed sinna, siis kujutaks ettegi, et sa seda üliõpilase suvemänge nagu niimoodi läbi viiksid. Ei, tegelikult tuli hästi välja. 3 päeva sai jutustatud mikrofoni otsas, võistlused said läbi viidud. TTK esimest korda tiimina ka väljas, ma ei tea, meid oli vist 14 sellel ajal, väga palju ei olnud. Ja niimoodi ta jätkus kuni selleni, et vist 3. aastast hakkasime koos sõbra Ringoga tegema ka auhindu. Tegelikult oli vist kohe 2. aasta tegime koos. Need ma sain 11 aastat vist kokku teha neid auhindu, siis sai nagu, et kuule nüüd vist aitab, et kuidagi nagu vanaks hakkad sinna nagu jääma, et iga kord nagu viimasel minutil jõudsime nendega kohale, et pool aastat planeerisime ja 48 tunniga tegime neid valmis. Ja nagu sa ütles, et läks vist hästi, nagu me enne just mainisime, siis tegemist on ühe populaarsema üritusega üldse üliõpilaste seas, et raske on sinna saada. Jaa, aga tegelikult on selles nagu, mina ei teadnud, ma käisin 20-ndatel viimast korda nagu sellise fossiilina, siis võib vist ära öelda. Siis sain aru, et mul on nagu, see ei olnud enam see üritus, mis sellel ajal oli. Et siis sain nagu teada, et kas oligi 3. või 4, võin nagu eksida. Kui suvemängud olid olnud niimoodi, et vist kõik, et nüüd panevad nagu pillikotti, et rahvas kokku ei saa. Ja oligi 3. Nii et selles suhtes ja järsku helistasin lauatelefoniga veel üliõpilased esinduses siit TTK-st tuleb 50 inimest bussiga. Ma mäletan siiani, Tiina Beljaneva helistas tagasi natukese pärast, ega sa nalja ei teinud? Mõtlesin, ei teinud, et 50 inimest. Ma olin suutnud siin nagu transporditeaduskond ja olin suutnud veel üliõpilase esinduses ka mingi nagu raha välja rääkida, et TTK-st ikkagi nagu võimas tiim kohale panna. Ja põhimõtteliselt see oli nagu keegi ei uskunud seda ja me lendasimegi vist 50-kesi kohale. Kõige suurem esindus oli, sellel ajal see tundub täna nagu mikroesindus vist rohkem. Ajad on erinevad. Ajad on erinevad, jah, see ongi natuke kummaline vaadata, et viimase hetkeni otsisid inimesi, kes tuleks. Ja tegelikult oli see vist päästerõngas, et sest suvemängud üldsegi nagu jätkuksid, oli see 50 inimest Teka-Tekast ja jäi nina vee peale, sest rahvas kokku ei saadud. Ja järgmine aasta oli olukord tunduvalt parem, nii et kui me poleks 50-kesi käinud, siis võib-olla poleks seda üritust ka tulnud. Mis tundub täna nagu mastaabilt nagu väga drastiline, et 50 inimest ja päästis suvepäevad. Ma arvan, või mängud, et tegelikult see nii enam vähem vist oli, jah.
uskumatu, mida kõik oleme teinud siin. Ei, see oli nagu, tegelikult oli nagu ülilahe nagu tiim, et midagi pole nagu öelda, et noh, muidugi mina sain selle, kuidas öelda, et seda kõike kokku ajada, siis ma sain üks hetk nagu see, et noh, eks ikka oli vahendeid puudu, aga emotsioon ja tahe oli nii kõrge, et me ikkagi lähme ja paneme kõigest suurema esindusega sinna kohale, onju. Et jumal tänatud, et Eka-Tekas olid nagu sellist teaduskonna juhid, olid sellist spordiusku just nagu noh, kes toetasid ja panid õla alla, kes andis bussi ja kes natuke raha ja viimane nagu teema oligi see, et üliõpilase esinduses saada siis nagu esindamise nagu tasusi, siis ma pidin andma 3 veretilka, et ma kandideerin üliõpilase esindusse ja siis ma sain nagu tiimi kokku, et see oli, kuidas öelda, diil, et saad vahendid, tuled esindusse. Muidu noh, sport hakkas nagu kuidagi väga populaarseks kiskuma ja esindus ei olnud nagu kajastatud sellest, et siis ma sain veel 2 aastat vist isegi üliõpilase esinduse oldud, nii et. Võt, no uskumatu. Tähendab selles mõttes, et miks uskumatut, mina ise olen ka siin koolis ju käinud ja pea 3 aasta tagasi lõpetanud ja mina ei olnud üldse see aktiivne üliõpilane. Et selles mõttes minu jaoks alati on respekt selliste inimeste suhtes, kes koolielu kõrvalt teevad, käivad ja möllavad. Et mina või noh, üleüldse olen õpilasena just selline, et ainult kool, mitte midagi muud. Aga on tore, kui on selliseid inimesi ka. Ei, no, jah, spordiüritused olid nagu lahedad, ega meil ju koolis, ma ei tea, mis täna on, aga koolis olid ka ikkagi kõikide nagu rühmade vahelised mängud olid nagu ikka päris nagu tihedad, et jalgpallid, võrkpalli ei olnud meil, see saalijokid ja mis siin nagu korvpallid kogu aeg toimusid, et see oli tihe. Kommuunielu nagu tekitamine selles mõttes, et ühtseks loomine tegelikult ju õpilaste vahel on ju. Et kuidas sinul oli klassi suurus tookord? Palju sul oli inimesi sellel erialal, kui sina õppisid? No ütleme nii, et ma ei tea, ega see protsendid midagi paremat ei olnud. Ma arvan, täna lõpetanute protsent on parem, et meid alustas 59, lõpetas 14, et no 2 rühma peale, et see oli nagu olematult vähene. Nii et, aga ei, see spordivaim oli nagu kõvasti üleval, et ja selline. Aga kui sport jätta nüüd kõrvale ja liikuda edasi sinu enda eriala peale, siis kuidas kooli kõrvalt sa nagu erialasel tööl, kas sa käisid praktikad, kuidas see oli tollel ajal teemas või ta ei olnud teemas? Ikka oli, selles suhtes, me pidime 3. kursusel minema praktikale ja tegelikult neid kohti oli võimatu leida sellel ajal. No ikka, sa nagu saatsid siin kirju ja helistasid ja suhteliselt võimatu protsess oli sellel ajal. Aga kus sa alustasid praktikaga? Ja miks sa sealt siis alustasid, kus sa lõpuks siis? Kusjuures mina läksin Tarrest ja Rihti projektorid, kes tegid restaureerimist ja nemad kutsusid mind sinna praktikale lõpuks, ma ei tea, palju ma olin nagu helistanud või teinud, ma ei tea, 50 või 100 kõnet, ja saatnud nagu e-maile, isegi sai sellel ajal juba saatuna. ei pidanud faksi panema teile. Ja enam, kusjuures faks oli täiesti olemas, ilma naljatana. Nii et sinna läksin nagu praktikale, aga seal ma tegingi praktikaperioodi ära ja siis liikusin edasi. Et. Mis sa peale kooli tegid? Mis olid sinu tegelikult ka visioonid või eesmärgid? Et kas sul üldse oli neid? Ei, päris käsi südamel ei olnud. Ei olnud, jah? Ei, et selles suhtes küll kuidagi, ütleme, ega see 3.-4. kursus oli see, et kui sa jõudsid oma õppeained ära teha, tööl käia ja samal ajal veel mingid spordivõistlusi siin nagu korraldada, mis toimusid kogu aeg, et ega seda aega nagu väga muuks küll visioneerimiseks küll ei jäänud. Et see oli hea, kui vähemalt oli sellel ajal töökoht, et täna vist peaks olema see olukord tunduvalt lihtsam muidugi. Aga kuhu sa edasi liikusid ikkagi? Kuhu peale kooli sina läksid? Mina liikusin sellisesse ettevõttesse, kui kool läbi sai ja need praktika väiksed tööotsad, siis läksin Selanderi, kus oli meid hästi palju koos. Ja seal me olime 5 aastat ja see oli selline buumi aeg, kus kõik ju rannis ja ametinimetusi anti hooga, nii et ma olin 25-aastaselt projektijuht, mis tundub täna nagu täiesti sõge olema, et ja siis veel saadetakse siin Narva ka, kus ühtegi inimest eesti keelt kõnelevat sul ei ole
pead kõik vene keeles hakkama saama, aga ei, selles suhtes oli selline huvitav periood, et sai sealt Narvast tagasi tuldud ja mõni logistikakeskus ehitatud ja siis Rakvere veekeskus veel ja nii et ja siis sain aru, et midagi on nagu puudu ja et kui ma nagu päriselt projekti võiks tahaks saada, et õnneks nagu Merko tundis huvi ka mu vastu ja siis liikusingi nagu Merkosse. Ja Merkosse tegid mida? Oi, proovitööks, ma nimetan ise seda proovitööks, see oli see, et kui lähed, ega kohe ju objekte ei ole, sain prügilas mingisuguse sorteerimishoone tehtud ja siis tuli loomaardu, nii et siis ma sattusin juhuse tahtel teedeehitusvaldkonda. Valdkonda. Kuidagi familiaarselt mulle ka. No ma mõtlesin, kõnetaks äkki. Ei, no see oli, kuidas öelda, et midagi teha ei ole, et see eriala on elukestev õpe, et iga objekt on uus ja minul oli küll esimene aasta oli selles suhtes, oli puhas õppimisaasta, et aru saada üldse, millest nagu räägitakse, et mis on kostid ja asjad, aga teine aasta oli juba nagu suhteliselt kalavees, et objekt oli keeruline, ega seal midagi nagu lihtsalt ei olnud, eks ta jäi nagu kurvalt nagu järgi vaadates sellesse perioodi, kus kõik turul ju kaklesid oma vahel, olid ettevõtted või tellijatega, et see ei olnud ju saladus, et ja siis veel õigusorganid ja see oli nagu selles suhtes väsitav periood, aga ei, saime valmis ja tänaseni sõidad seal ja pole isegi katet vahetatud. No vot. Ma üks päev siin sõitsin ja rääkisin ühe tuntud teedeehitaja juhatuse liikmega, et kuule, ma veel tänaseni veel kvalifitseeruks ikka teedeehitaks, et näed, siin teistel lõikudel juba vahetatakse, mis samal ajal sai ehitatud, et pole väga hullult välja tulnud. Uhkus on hinges. No muidugi, ega see oli mastaapne projekt. Miks ma nagu seda kõike ka puudutan, on see, et nagu ka minu kooli ajal oli hästi erinev, kes käis praktikal terve kooli aja vältel, kes käis ainult mõned korrad, kes käis lihtsalt kohustusliku osa ära ja mõni ei läinudki peale kooli otseselt tööle. Et kuidas sa nagu tundsid seda, et palju kool sulle andis tööks seda nii-öelda materjali, millega edasi minna? Ei, see on nüüd nagu keeruline võib-olla vastata, et kool ikkagi tegelikult minu jaoks andis sellise nagu teoreetilise alusbaasi ja kui ikka tööle lähed, siis saad ikka aru, et kuule, kõik hakkab otsast peale, minu jaoks küll hakkas. Et see, et sa mahtu oskasid natuke võtta, see selleks, aga see, kuidas nagu kui järgigi vaadata, et ega sa nagu sellist ehitusjuhtimist ja seda poolt nagu ei osanud, seda pidid ikkagi hakkama nagu töö juures õppima. Sest minul oli küll niimoodi, et need terminid ja asjad ikkagi koolist, ikkagi poole sa said koolist nagu kätte, et ma ei kujutaks ette, kui ma poleks mitte midagi õppinud ja siis sa lähed tööle, et siis on natuke pahasti, ma arvan. Kuidas hooneteid seal on, et kindlasti need terminid on natuke teistsugused, on ju, et võib-olla rohkem tavapärasemad inimestele, aga võib-olla ka mitte. Ei, vaata, me oleme praegu nagu erinevastest ajastustest räägime. Ajastu kindlasti, aga tegelikult eriala on väga erinev. Ma arvan, probleem on sama. Probleem on sama, jah? Tegelikult on. Ma arvan, et see, mida sa koolis nagu õpid ja siis lähed töö juurde, siis saad aru, et kuule, see asi käib täiesti teistmoodi, et hakkad otsast peale õppima, aga mis on nagu positiivne. Minul oli tõesti võimalus käia nii tööl kui õppida samal ajal, et eks see lõpp läks ka nagu tüüpiliselt kõigil, kes on tööle läinud, on ju nagu karmiks, et põhimõtteliselt enne insenerieksamit suutsid oma viimase nagu aine ära tehtud saada, et ei erine mina ka mitte milleski nagu teisiti, aga ei, selles suhtes ma arvan, et eks see on nagu tegelikult sama, aga mis mulle nagu endale täna nagu head meelt teeb, et täna on ikkagi minu arust nagu nooremaid nagu õppejõude tunduvalt, kes on ikka ise objektidel olnud ehitusel. Meie aeg oli see natuke teistmoodi. Aga väga palju on, ma arvan, ka hooneteid neid inimesi, kes on tegelikult läinud enne ehitusse kui õppima. Ikka. Neid on päris palju. On. Ja. Aga mulle tundub, et see vastupidine tee, nagu võib-olla meie sinuga käisime, et enne koolis ja siis ehituses on võib-olla kohati mõistlikum. Ütleme, ma nüüd natuke kaldun võib-olla teemast kõrvale, et ma just, kuna ma seal inseneriakadeemiasel on nüüd rohkem igasuguste statistiliste numbritega kokku puutun,
siis nagu hästi huvitav on nagu minu jaoks olnud see nagu tendents, et kes kutsekoolist tulnud on, nad on vist rohkem nagu erialateadlikumad olnud, sest nad teavad, et kuidas see pahtel seina jõuab ja kuidas seda kipsi pannakse või mis iganes on ju, rahvakeeles öeldes, kui gümnaasiumist tulles, et sa nagu ei teagi, kuhu sa tegelikult nagu tuled, on ju. Mis see eriala endas nagu tähendab, et sa saad siin alles esimese poole aasta jooksul teada, et selline eriala on see hoopis et ma pean sellist tööd tegema hakkama. Et seda ehmatus, ma arvan, on paljudel ja selles suhtes on minu arust nagu väga positiivne öelda, et EKTK-s on seda sissejuhatust nagu erialasse tehtud, et sa saad ikkagi esimese nädala jooksul ikkagi teada, et kuule, et tuuakse reaalne inimene kuskile ehitusest kohale räägib, et kuule, päriselt käib see, te jõuate lõpuks sinna, et seda nagu aega on nagu kõvasti lühendatud, kui meil võib-olla omal ajal olid, et see on nagu hästi, et tegelikult ongi, ega kui sa õppima tuled, sa võid sattuda mis iganes ehituses, olla sa platsi inimene või jõuab projekteerimisse või järelevalvesse, kuhu võiks ikka kogenumad minna juba, kes on nagu elu näinud, et selles suhtes see valdkond on ju tegelikult hästi lai. On. Aga kui me liigume ehituses natuke ajas tagasi, siis sinu aega jäi ka majanduslangus. Kuidas see mõjutas tookord üleüldse seda sinu tööelu või just hoonete ehitus sai kõvasti kannatada tookord? Ütleme, ma olin vist see õnnelik, kes sellel ajal ehitas seda Loomaardut. Õnnelik ja õnnetu, on. Sellepärast, et ega selle eelarvega ju rõõmu ei olnud, tööd oli nii palju, et pol tööd ega päeva, on. Nii et mina jäin nagu sellel ajal, kuidas siis öelda, korra nagu erialas siis sammu kõrvale nagu. Et eks ta oli nagu hullu aeg, et ma arvan, et sellised aegu enam Eestis nagu tagasi ei tule, et natuke selline keegi polnud ju enne näinud seda, elu oli ju ilus ja raha tuli ja kõigil olid näpud püsti natukene ja tegelikult olid liiga palju, et mis on nagu salata, et eks pangad ise soodustasid seda meeletut majanduslangust lõpuks, aga ei, mina arvan kokkuvõttes järgi vaadates, iga kriis on millekski nagu kasulik ja ta tegelikult õpetas meid, kuidas nagu ikkagi ka kokkuhoidlikumalt hakkama saama, et raha eest oskavad ju kõik ehitada, aga proovi sa ilma rahata ka ehitada, et selles suhtes seda õpetas ta ikka päris hästi. Aga kui võrrelda seda aega koroona ajassuga, need on küll kaks täiesti erinevat olukorda, aga siiski koroona ajal just oli ju see olukord, kus osteti meeletult ju kortereid või vähemalt enne seda kriisi algust, eks. Et kuidas see siis mõjutas seda hoonete ehitamist just nagu ma mõtlengi hoonete ehitaja poole pealt, et meie kui korteriostjad nagu vaatame seda ühtemoodi, aga teil on teine pilt. Tegelikult kõik, väga paljud ju tegelikult kukkusid käituma täpselt siis, nagu oli majanduskriis. Ma mäletan väga hästi, minul õnneks oli sellel hetkel nagu selline biogaasijaamad käes, ja mul on siiamaani slaidid alles, kus mitu inseneri on vaja, et ühte biogaasijaama ehitada. Ja ma mäletan nagu siiani hästi nagu sellise huvitav vaidlus oli meil, minu nõukogu liikmega sellel ajal, et kõik tuleb kiirelt kokku tõmmata. Ja siis mõtlesin, et kuule, et teeme nagu nii, et pool aastat me ei tõmba nagu mitte midagi kokku, meil tööd on nii, et tapab ja vaatame, kuidas me sellest nagu läbi tuleme, et säästame kõiki inimesi. Ja see arutelu oli suhteliselt pikk ja suutsin nagu kõik ikkagi nagu säilitada ja ei läinud seda teed, et kohe koondame. Ma arvan, need, kes seda tegid, lõikasid nagu kõvasti näppu, sest et eelmises kriisist oli õpetud, kulud tuleb kohe alla viia. Tegelikult see kriis oli see, et ära säilita inimesi, hoia inimesi ja sul on jumalast hea stardiplatvorm olemas. Nii et nad on erinevad kriisid tegelikult olnud, et ega seda ju peataolekut koroona ajal oli 2 kuud oli või, mitte nagu rohkem. Ja kõik pani ju täie lauluga edasi ja kõik otsisid inimesi ja need, kes koondasid, olid nagu kõvasti nagu maha jäänud. Et nad on erinevad kriisid minu jaoks täiesti. Aga rääkides sellest, mida sa veel oled korda saatnud, et Piltgren ehitus, minu jaoks hästi tuttav ettevõte. Kuidas selline suur ehitusettevõte sai püstitatud või püsti pandud? Kuidas sa jõudsid selleni? Kuidas tuleb ühel härral lihtsalt siuke mõte, et vaat nüüd teeks nii?
kui ma mõtlesin, sa hakkad Infinfrast peale. Ei, ma alustame Pilkronis ja siis me liigume Infinfra juurde. Ma vaatasin su nagu seda meili lõppu, ma mõtlesin, sa alustad ikka sellest kohe pihta. Ei, ma alustame Pilkronist. Ei, no tegelikult see on üks huvitav lugu olnud, et lõpetasin, ma vahepeal jõudsin Tartu Ülikoolis ka läbi käia, nüüd ma ei ole ainult teka vilistlane tänaseks, natuke kahju. Aga lõpetasin e-ehituses ja seal Infides oma tegevuse ära ja siis tegelesin oma magistritööga Tartu Ülikoolis ja siis sattusin sellise mehega nagu Margus Kaasik kokku, kes Kiikri oli, kõik arvasid Kiikri omanikud ka, et nüüd on turul nagu madal täis ja tõmbavad oma tegevuse kokku ja siis arutasime, et mida teha, et ehitada natuke oskame ja siis mõtlesime, proovime, et tal oli meeskonnad, mul oli nagu tahet ja kuidas mõnda ettevõtet ka natuke aidatud siin püsti saada varasemalt ja et proovime ja siis leppisime kokku, teeme firma, leppisime kokku, kuidas lahutame. Nii lahe tegelikult järgi mõeldes, et mingid kokkulepped on alati milleks keegi. Jaa, loomulikult, ise teed, pead ise täitma. Ja hakkasime pihta. Ega algus oli nagu selles suhtes, meeskond oli olemas, oli suhteliselt ikkagi keeruline, et tööd saada või seda nagu usaldust, et kuulge, te olete alustavad ja saime nagu käima ikkagi. Õnneks saime käima, lugesime küll Kaasikuga oma vara kokku, et kaua me seda meeskonda suudame nagu palgal hoida, jõudsime jõuludeni, et vähemalt jõulupeo saame ära teha, et kui mitte midagi ei õnnestu, siis teeme inimestele jõulupeo ja oleme oma vara nagu maha kantinud kõik, aga õnneks seda ei pidanud tegema, et see must stsenaarium nagu sellel kujul ei realiseerunud ja siis üks hetk tuli meil ka Sõõrumaa nagu juurde, et paneks leivad ühte kappi ja siis liidetigi seal ettevõtteid ja seda sai 2 aastat tehtud ja lõpuks ütleme niimoodi, et eelmine aasta sai juba 20 miljonit nagu müügitulu tehtud ja see aasta portfell veel suurem, et selles suhtes on nagu väga kiire selline õppiv run, kuidas öelda, startup, ehitusstartup täielikult. Millega täna Pilkren tegeleb peamiselt, mis on suuremad projektid? Minu teada Tartu maantee 44, Viimsi jalgpallihall muidugi, mis peaks varsti valmis saama. Ja kui ma ei eksi, võib-olla hakkavad siis seda Seep Panka tegema. Põgusalt tuli jutuks Infinfra, et me seda nii väga ei tahtnud puudutada, ei ole tegemist lihtsalt hoonete ehituse ettevõttega, aga paari sõnaga ju ikkagi mainime selle ära. Et Infinfra, kus mina ise siis täna töötan, et oled ka sina kaasa löönud selle ettevõtte loomisel? Ja Robertiga kunagi sai samamoodi alustatud ja nagu näha, siis Robert võtab väga häid inimesi tööle, nii et ma näen, et ta ei ole seekord jälle eksinud. Et aga hoonete ehitus, teed ehitus või infrastruktuuri ehitus on täiesti erinevad asjad, et kuidas Infinfra sattus sinu teele või see võimalus? Tegelikult see, ma ju tegin vahepeal e-ehitust peale Merkat ja see energeetika pool sai juba nagu toimima ja kuidagi ütleme siis, kas see Loomaardväest on natuke ka infrasektor külge jäänud. Et asfaldilõhn sai ninna ja huvi tekkis. See on jah mingi teede ehitajate eriline värk, et kui nad värske asfaldilõhna nagu näevad, et siis neil on näpud nii püsti. Oi, selle nimel on ükskõik. Ma mõtlen ka, see on nagu nii müstiline, kui ma neid alati vaatan nagu. Ja Robertiga me olime varem nagu kohtunud ja ma teadsin, Robertil olid nagu mõtted, saime kokku ja selles suhtes sai seda algust pusima hakatud. Et Robert teadsin mõned aastad varem. Ütleme, kui sa inimesega oled veerand tundi ära vestelnud, siis saad aru, et tegemist on nagu täiesti fanatiga. Ikka tõelise fanatiga. Ja ma vaatan seda rahulolevat noogutust siin tundub, et nõustutakse minuga praegu. Aga eks Robertiga jälle see sama algus, kui meil oli, siis oli hakkas sõda peale ja metalli hind nagu rannis, et iga ettevõttega nagu mingisugune, kuidas öelda, kriis läbitud, et algus oli ehmatas küll nagu ära, et mis siin nüüd nagu toimuma hakkab, et just on ettevõtte loodud, aga selles suhtes läks ju hästi minu arust, et Robertiga aitasime seda veel Pärnu silda
See oli minu arust üks lahedamaid projekte ja mis on tänaseks ka avatud ja minu arust nagu väga hästi läks nagu käima. Pigem läks jah. Pigem läks. Aga täna siis tegeleb Porto Francoga. Mis seis seal on? Minu jaoks üks väga huvitavaid objekte, et jah, olgugi, et ma hoonete ehituses tegev ei ole, aga ma olen suur fanatt hoonete osas üleüldse ja Porto Franco on minu jaoks üks linna olulisemaid objekte. Issand, see küsimus kõlas juba nii hästi, et ma nüüd ei teagi, kuidas sellele vastata ja see peanoogutus, et mees vaata, et sa nüüd vastusega ei eksi, vaid ainult. Watch out. Watch out. Et jaa, tegelikult peale Pilgreni müüki oli mul mõte, et ma suve lõpuni nagu mitte midagi ei tee. Nagu 25 aastat, julmalt see kõlab, 25 aastat juba ehitanud ja et nüüd ma puhkan terve suve ehitanud oma suvile, et midagi ei tee ja siis sattus selline olukord, et Rauno Täder helistas, et neil läheb ehitusdirektor ära, et ja rentnikuga käivad läbirääkimised, on. No, kuidas seda siis öelda? Ei tahtnud nagu praegu kuhugi minna. Ilus suvi, täna hommikul kas või vaatasid üle 22 kraadi või mis iganes, et ei tahaks nagu kuhugi tormata. Aga vestlesime pikalt ja praegult on ta nagu selline hetk, et vaatame, kas ta nüüd, ega kui rentnikuga lepingut ei tule või mis iganes, ega ta edasi läheb. Ma nimetan praegu sellist perioodi, et aitan, vaatan ja jube lahe oleks, kui ta käima läheks. Mis juhtus sellega? Miks see on selline, nagu ta on seal? Oi, ma seda ajalugu tervenisti vist ei tea ja vist ei taha ka teada, et mõnikord on lihtsam, kui sa kogu ajalugu ei tea, et möllavad seal poliitilised jõud ja asjad, et Kurb on see vaatepilt seal, muud midagi. Kurb on. Nagu surnuaed. Ongi. Ja tegelikult... Linna kõige magusamas kohas. Jep, ma täiesti nõustun sinuga. Kas arvad, et ma oleks viitsinud sinna minna, kui see objekt nagu ühtepidi huvitav ei ole? Sellepärast ma mõtlengi, et mis sa nüüd kõik korda hakkad saatma, et selline võimekas mees. Teen selle üle õla ja teen selle üle õla ja... ja see kõlab küll praegult sellisena. Kuidas öelda? Ei tasu enne bravuuritseda, kui asi töösse läheb. Et vaatame, aitame praegult optimistlik. Kui saaks töösse, jube lahe oleks. Kui ei saa, siis vaatan sügisel edasi, et siis lähen oma vana plaani järgi. Mis see vana plaan on? Ei, siis peab midagi hakkama tegema jälle. Äärmiselt ümmargune jutna. Ei, aga mis on Porto Franco plaanid? Selles mõttes, et mis sinna tuleb? Seal on meeletult pinda. Kõik ju seisab. Mis te teete sinna? Räägi välja nüüd. Ma kõigepealt kommenteerin oma eelmise mõtte ära, kui sa naersid, et mis mu plaanid on. Kui mina plaane olen teinud, siis jumal on naernud. Praegult kõlasid sina naeruga, et ma ei teagi, kuidas see on. Et tavaliselt need plaanid lähevad alati teistmoodi, mida ma planeerin. Aga jube hästi. Jaa, aga see ongi okei. Vaata, see on see, et ei tasu kõike liiga palju planeerida. Mõtled ülena. Et sellepärast ma nagu pikki plaane pole teinud. Et mõtteid on mitu ja eks vaatab. Et ma nagu tunnen rahulikult. Aga ei, Porto Franco selles suhtes on ju see, mis sinna täna nagu peaks tulema. Mind korra kõnetas, nagu päriselt kõnetas. Ja eks ta on ju, nagu rahaga siin saatejuhile, et ta on ju maamärk. Et, ütleme, kui sa siin kooli oled ära lõpetanud, siis ju sa tahad maamärke ikkagi teha. Just. Sa olid Pärnu silla peal ka või? Olin. Sa oled ühe maamärgi juures olnud tegelikult. Kuidas tunne on? Jube hea. On, ju. et kui sa nagu teed, need on alati keerulised, need maamärgid, stressirohked, aga kui valmis on, siis silm särab ja naaratus näol, et minu arust see on täna üks sellistest objektidest Tallinna pildis kindlasti. Kas Sõõrumaa see Golden Gate seal kõrval annab ka nagu tõuke Porto Franco edasise arengule või pigem nüüd ei ole nagu omavahel seotud? Minu arust ka ülim täiendus sellele piirkonnale. Tegelikult, kui nüüd piirkonda vaatame ja see Talsing ja Porto Franco valmis saab, tegelikult on jumal lahe. Ma nüüd olen selle arutanud nagu rohkem ja kui need kaks asja valmis saavad, siis võiks öelda, et see Tallinna kesklinna tsoon on tegelikult natuke muutnud. Laiemaks või muutunud nagu asukohta, et siis ta on nagu päris lahet soon küll. See trammitee, mis ju Merko koos KMG-ga koostöös ikka rajasid sinna, see ju ka andis ju meeletu panuse tegelikult selle keskkonna loomisele.
minust on äärmiselt kena. Kui sa mäletad, milline see oli enne trammide ehitust? Muidugi mäletan. Ja mis see on nüüd? Jah, selle on ehitanud ju Eesti üks kõvemaid ehitajaid Tiit Joosti ikkagi, kui see tulnud. Et loomulikult on hästi ka ehitatud. Et loomulikult annab ja kui nüüd ma olen seal nagu rohkem veetnud aega vaadanud teise pilguga, et see inimesed, mis sealt ikkagi nagu laevade pealt tulevad, see turism, see on nagu, need inimesed on tegelikult palju, mida me võib-olla siin teises Tallinna otsas ei saa arugi, kui palju ei joomagi. Et ma mingi aeg vaatasin, seal on nagu terve tee on nagu täis, kui neid ikka tuleb, et jah, ja kui neil on otsa sadamas sellised kohad olemas, nagu on see Porto Franco või Talsingi või Golden Gate või neil on minna kuhugi. Ega kaugel ei ole ka Telliskivi või Vanalinn, et kõik on ju jalutuskäigu suunas. No siis ootame seda futuristliku piirkonna ülesehitust. Mina olen siiamaani oodanud seda ja ootan edasi. Ja nüüd ma loodan sinu peale, ega muud ei olegi. Oota, ära nüüd üles kütta ennast igaks juhuks. Me mõtlem suvine periood ja ega siin praegult juulis ei toimu nagu võib-olla midagi, aga vaatame. Ma tegelikult loodan, et see läheks käikud, siis oleks lahe küll. Jah. Aga räägi, kui Porto Franco kõrvale jätta, et mis on midagi, mida sa kindlasti tahad saavutada? Midagi nagu sügeleb, et võt selle peaks ka veel ära tegema. Pilkrenval 2 või ma ei kujuta ette, mis on veel midagi mõttes? Ma nüüd ei ole planeerinud küll mingi start-upide loojaks ehitussektoris. Aga midagi sa kindlasti plaanid või mõtled või unistad? Kusjuures ma ei ole nagu olnud selline unistajad, kunagi need asjad on tulnud ja ma julgen nagu riskida neid hulle asju vastu võtta, et ma nagu ei ole küll unistanud, et ma tahan selleks või ministriks saada või ei, jumala ees mitte. Et ma nagu sellist nende unenägudega on kehvasti. Et pigem olen nagu julgen nagu selliseid crazy'si nagu väljakutseid vastu võtta, kui need on lauale tulnud ja see on kuidagi õnnestunud. Aga võtame siis asja niimoodi, et teedeehituses on nagu on ju. Väga palju raha ei ole, eks ole, teed on kohati halvas seisus, uusi rajada ei saa. Kuidas hoonete ehituses see pilt võiks olla? Et mulle nagu tundub, et seda maad tekitatakse igalt poolt juurde, et rajame nagu varsti Dubais neid tehissaari ja teeme aina rohkem maju juurde. Kuidas sina näed seda? Kas hakkab langema see majade ehitamine või ei hakka? Ma nüüd kõigepealt vaidleks sulle nagu vastu, et mina ei tea nagu töötud teede ehitajatena. Töötud me ei ole. Teed on katki, on ju nii? No loomulikult see, et riik nagu rumalad nagu poliitikat ajab, see selleks väga piinlik Poola kõrval olla, et me ütleks vaatame Poolalt alt üles ja imesta ainult ja kõik kiidame Poolat, mis on 15 aastaga tehtud. Ja siin me nagu tegeleme rumalusega. No aga see ongi, et ega töötud me ei ole, aga auke me lapime, see ei ole teedeehitus ju. See ei ole teede, sellega ma pean küll nõustuma, et see on meie poliitiline olukord täna kahjuks. Poliitikast ei tahaks nagu rääkida, aga loodame, et see nagu mõtlemine ikkagi nagu muutub. Kindlasti muutub. Ja minu arust on vahepeal siin paar aastat on räägitud, et teedeehituseriala ei ole popp, tegelikult mina küll ei tea, et keegi lõpetanutest väga töötu on, et pigem otsitakse inimesi kogu aeg juurde. Sama on ka hoonete ehitused, kui me vaatame ikkagi nagu sektorit, siis eks nad on omavahel hästi põimunud. Nii et mina küll ei näe, et siin midagi nagu vaiksemaks jääb, et pigem nagu tööd on ja inimesi on tegelikult vähe, et kui me vaatame siin Oskar raporteid asju, siis ju insenere on puudu, nii et keegi täpselt numbrit ei oska isegi öelda, kui palju puudu on, aga väga palju on. Ehk siis see sama probleem, et insenere on vähe, see on ka hoonete ehituses? Loomulikult. On ikka nii, jah? Ütleme, loomulikult on, et kui ma ei eksi, siis Oskar raportites lähiaastatel on nagu 1000 tööjuhtiga on ainuüksi puudu. Et seda nagu metsikult, et kogu Oskar raport on ehitus osas ju punane välja arvatud, et arhitektid on roheline, et neid on üle toodetud, 3 ülikooli toodab. Aga siis on ju positiivne, et see aasta esitati meeletult palju rohkem avaldusi inseneeriasse üldse kui eelnevatel aastatel. Seda nii TalTechis kui ka minu teada siin tehnika kõrgkoolis. Tead. See peab rõõmustada. Tead, võt ma ei tea, kas ma nüüd teen ülekohut või ma olen ka korra nagu siin suure puffi või mis iganes. Ütleme,
viimane 1,5 aastat on toiminud selline algatus nagu Inseneriakadeemia, oled kuulnud? Noh, ma sattusin sinna kuidagi nõukogusse. Minu arust see on... No ikka sattusid lihtsalt juhuslikult. Tegelikult oli küll, jah. Ma saan aru, et sa ei usu, aga nii oli. Et mulle, kusjuures sellega lugu see, et ma küsin, palju see aega võtab. Öeldi aastas 2 tundi. Saad aru, et siis ma ütlesin, kui see aastas võtab 2 tundi, nõukogu liige, see ei pea ju väga tööd tegema, nagu räägitud. Siis sobib, jah. Ja järgmine nädal, kui oli Harnoga või haridusministeeriumile kohtumine, küsib, mis me siin tegema peame, siis öeldi, nõukogu peab otsustama, kuidas see kõik käib ja siis me saime aru, et me peame nagu päriselt tööd tegema hakkama. Ja võt selle, et noored on täna tulnud ja kokkuvõttes, et noored on täna tulnud ikkagi inseneeria üles leidnud. Mina ütlen küll täna, see on nagu selle Inseneriakadeemia nagu selle 1,5 aasta nagu selline suur nagu esimene vili, et ta on nagu inseneeria on tehtud jälle seksikaks või populaarseks või ütleme 10 aastat tagasi, kui meedias räägiti inseneeriast või ehitusest, siis oli see, et midagi on pekkis, midagi on, näed, tees on auk, need lollid ehitajad, aga nüüd nagu viimased 1,5 aastaga räägitud, et inseneeria on seksikas jälle, see on jumala lahe eriala, et tegelikult ei ole nagu ainult probleemid, vaid sa tegelikult teedki, nagu sa ütled, maamärke või sa suudad nagu suuri selliseid asju korda saata, et see on nagu esimene minu arust riigipoolne nagu suur tegu, mis on nüüd nagu õnneks õnnestunud. Ja sellepärast me siin oleme ka täna, et Tallinna Tehnikakõrgkool on tegelikult ka minu arust suure panuse sellesse andnud just seeläbi, nagu me ka podcasti algul puudutasime, et kutsutakse neid tunkevendi tegelikult inimeste ette ja just nii ongi, et see on äärmiselt vajalik. Ma nüüd ei mõtle otseselt selles mõttes tunkevendi, aga jah, mina ka olen olnud seal kohas, on ju. Ja kui sa räägid inimestel läbi oma kogemuse seda kõike, mida tegelikult siit koolist saab, siis see on nagu ülim väärtus. Ja ma arvan, et see on nagu koht, kus võib Tallinna Tehnikakõrgkoolile nagu aplaus teha. Ei, loomulikult, et Tallinna Tehnikakõrgkool on kogu aeg olnud selline, kõik tööandjad teavad, et siit platsile nagu väga häid inimesi. Ja see, et sellist nagu teavitust läbi selliste saadete tehakse ainult positiivne, nii et aga veel kord, et ega kui ei oleks seda nagu akadeemia võib-olla algatust või nagu, kuidas öelda, tegevust ranni täna toimunud, siis see jõuaks noorteni. Just, et need on koostöös. Et see muidu ei jõua, see ei ole nii populaarne, sest et täna ju, kui me vaatame seda maailma, siis mis on populaarne? Itindus, kõik meedia, sellised asjad, turundus, et see on populaarne, see on see, mida tahetakse. Aga tegelikult võib-olla ei teata, mida tahetakse, sest et me ei ole seda tutvustanud piisavalt või seda inimest toonud, pluss ongi, nagu me rääkisime, et ajad on erinevad. Ja on, aga ei, me nagu itindust, ütleme seda, me võtsime seal akadeemias ka kohe, et ega me nagu konkureerima ei hakka, tegelikult me ajame... Ei olegi võtet, sest me peame põimima neid kõiki asju põimima nagu omavahel ja toetama nagu üksteist, et see noor nagu, kuidas öelda, peale gümnaasiumit ei läheks kaotsi. Just. Kas ta läheb nüüd itindusse või meil on ju sellist itindvendasi ka vaja, kes seda seadet või saadet suudaks edastada, et need nagu noored ei läheks kaotsi, ei läheks Eestist ära, ja nad jõuaksid, kellel matemaatika teravam on või mis iganes, jõuaksid nagu sellesse sektorisse tööle, inseneeriasse tervikuna. No itindus ja ehitus, siis ma ütleks, et PIM on see põimunud värk nüüd täna tegelikult. Need 2 asja kokku panduna. Ma siin nagu ei nõustu, sellepärast pane IT-vend selle PIM-i keerutama, ega ta tuhkagi aru küll ei saa, ma arvan. Ei, ma mõtlen nagu IT üleüldiselt. Jaa, et sa ei pea ehitusses põimituna on loonud meile PIM-i võimaluse, mida ei olnud. Jah, sellepärast, et siis sa ei pea sellest tunkedes seal töömaal olema, et selles suhtes sa tood neid noori nagu rohkem siia. Selle mõttekäiguga ma igata nõus. Ja nagu suudad nagu seda noorte nagu mõtteviisi nagu sisse tuua, et igal juhul. Just. Aga Ahto, ma tänan sind. Meeletult võimekas mees. Kõike teinud nii muu seas, juhuslikult, siit ja sealt ja palju on korda saadetud. Ja vist tundub, et tuleb veel midagi või? No vaatame. Pingutame vahepeal. Ärme suuri lootusi pane siis, jah? No eestlased on vaata tagasihoidlik. Aga lähme selle sama suhtumisega edasi ja ma tänan sind veel kord, et sa leidsid aega siia tulla. See samasse kooli, kus sa väga ammu
nagu sa ütlesid, fossiilina lõpetasid. Tänaseks fossiil, noorena lõpetasin. Et meil oli jah siin hommikul huvitav olukord, ei leidnud isegi ruumi üles, et kes on siin 3 aastat tagasi lõpetanud ja kes siin 15 aastat tagasi, no ei tea. Mul on natuke rohkem. No peaaegu, no tegime nagu muganduse selles ajas. Aitäh. Olgu, tänud. Palun.